Aga tere õhtust. Järgmine osa. Selles osas me kalibreerime õhkvedrustuse paika. Selleks, et ta teaks, mis asendis ta on. Ja ütleme nii, et hetkel juba kõik tehtud. Need töövideod on juba filmitud. Ja siis räägin täpsemalt, mis juhtus. Launch 2 tükki, minu mõlemad, ei tahtnud seda kalibreerida. Kuigi näiteks Mersudel järgmisel kerel nagu siiamaani oli kõik okei. Sellega me saime hakkama, aga just selle autoga ta ei tahtnud tööd teha. Aga õnneks mul on hea tuttav, sõber, kutsekas õppisime koos. Tal on VDC kabel, läpakas selle jaoks ja ma laenasin seda. Ja õnneks sellega ma saingi mitte kohe otsa esimesest korrast, aga ta mingil põhjusel ei lasknud mind sinna sisse. Võib-olla on seotud sellega, et ta on Ameerika auto. Aga jah, ta ei tahtnud järgmist sammu teha. Siis lõpuks sain sellega hakkama. Tuli välja, et ikkagi andurid ma panin valesti. Siis oli vaja teise inimese abi. Ja seda ma kasutasin oma naise. Naine siis vaatas läpakas anduritest infot. Mina panin andurid paika. Nii, et esimene silt oleks võrdne. Kuigi ka olid siuksed numbrid, et ta oli päris maas ja ma mõtlesin, et ta ei hakka teda lugema, et peab kuidagi teda sirgeks ajama selleks, et ta võtaks nimelt mingi nimet väärt. Aga õnneks ta hakkas seda tegema. Ja suurepärane info, et kalibreerimise on, ta ei ole päris sirge, aga suht okei. 3 milli on vahe kõige suurem, mis sillade vahel on. Ja 3 milli vist oli. No see on nii vähe, et eriti ei ole näha seda. Sõidu ajal kõik on väga hästi. Aga okei, vaatame siis, kuidas ma seda kõik tegin. Okei, loodan, et kõigidel on näha. Malfunction lamp on. Kätide vead. See torque converter. Performance no stuk. Ta ei saa nii öelda oma pöördeid. Tal nagu võllide pöörde erinevus on suur. Aga tegelikult ta läheb nii edasi, et ma ei tea, kuidas see veakood on sellega seotud. No las ta olla. Right from level control sensor, level control süsteem. Meil on vaja just seda. Proovime kustuda vead. Vaadata, mis meil see teeb. Ja täitsa need ongi. See on see, mis vahetatud. Nüüd. Ma esimest korda näen no fault kood. Täitsa peres. See on küll kobe. Meil hakkas pihta mingi pumpamine seal käis. Vaatame, mis ta teeb. Paneme 2 täppi. Kuidagi ta juba väga vaeval seda pumpab. No ta vist ei jõua pumbata. Kus juures ma üks kord ta oli, et ta väga hästi pumpab. Mis tal on juhtunud? Kas te üldse näete midagi? No midagi vist näete. Kas me nüüd jälle saame veakoodi? Või mis?
ta ei taha teisme astmesse minna. No nüüd kindlasti on hea, kui ja ta on error. Ja mis meil on? Kontrollsüsteem. Okei. Okei, hakkame ühe leveli kaupa teda pumpama. Aga okei, vist peame taastama kompressori enne, kui me hakkame sellega kõik jamada. Tere! See on vist teine osa õhkvedrustusest. Seni kaua, kui arvuti ühendub autoga, siis tahaks öelda, et täna me üritame opereerida ainult diagnostiga ja mõõdulindiga. Täna üritame panna paika õhkvedrustus. Ja kus mu IP64 vinguid leitud. Hakkame siis pihta. Ütleme nii, et meil on vaja sisse logida õhkvedrustuse plokki. Seal me kodeerime ta paika. Selleks, et ta saaks aru, kus ta asub iga üks ratas, mis kõrgusel ja mis temaga on. Me peame käsiti sisestada nii-öelda veovõlli poltist selle fenderini. No, tiiva äärini, ütleme nii, et kui palju kõrgust on. Seal me saame, ma loodan, et me saame seda paika. Aga kui ei, siis siis teeme veel midagi muud. Et kuidagi tahaks seda korda saada, ütleme nii. Aga okei, kus meil on level control süsteem. Praegu masin absoluutse ääres. Ta ei nii öelda, ta mingis kõrguses on. Siis ta üritab ennast kuidagi kõrgustega mängida. Praegu ma vaatasin, ta on suht riedeta stream. 5 channelit võtame ja siis me näeme, et info kõrguste kohta on suht siukne lololoo. Et just see parem esimene ratas, mida ma olen vahetanud, see kõvasti streigib talle. Me ei ole praegu väga sirgel teel, aga ta on enam-vähem sirge. Seega meil võiks olla okei. Aga okei, me võtame login. Mis parool meil on? Peab värskendama mälu. Niikuinii seda kõik me ei tea. 5. parool. Login failed. Perses. Okei. No üritame siis ilma paroolita teha. Ütleme nii, et läbi õhkvedrustusse plokki ei saanud midagi teha hetkel. Ma üritan läbi launchi sisese funktsiooni, et service functions. Äkki ta sealt mind laseb sisse. Ei saa praegu aru, et tegelikult võib-olla siis ma pean minema laadima oma vana launch ära. Kas ma pean reaalselt kuskil sebima
ma ei taha seda väga uskuda. Sest ostuööse kontrollide jaoks, et lugeda infot, see masin nagu sobib väga ideaalselt. Et ta näeb kõike ja tal on kõik sellega okei. Väga palju kalibreerida ta adapteerib, ta roolinurkas adapteerib, käigukast adapteerib. Kas meil mingi probleem blokiga nüüd on? Või mis kurva värk see on nüüd? Steam Selection 34 level control süsteem. Kusjuures oli väga hea idee teha lihtsalt kiirvideod ära, kus me mõõdame selle värki ära ja siis ta saab aru, kus ta on. Menu is not applicated as vehicle. No vot umbes siukne fuck-up ta praegu on. Esistangega ma juba natukene prihtisin seal. No ei ole vist midagi. Ja perso on meil väga pikk. Täna me oleme natukene paremini valmis. Me oleme Waccomiga. Aga okei, vaatame. Ootame, kuni ta tõstab ennast. Aga ta ei taha ennast tõsta nüüd. Hääled nagu on, aga ei toimu. Põhiline meie probleem on see, et ta näeb, et ühesõnaga, et teljed on erinevad. Üks telg, vasak ja parem ratas on nagu oot nii. Ta näeb nii. Ma ei tea. Võib-olla kalibreerimine ta lihtsalt 2 korda. Kui ta praegu ei pane ennast paika teise režiimi. Siis meil midagi veel ei hakka põlema. Okei. Okei. Midagi uut, nüüd jälle error. Ühesõnaga. Oot siukne kaugtulega vilgun. Oli vaja seda andurit, mis ma vahetasin, natukene sätida. Sellepärast meil ei läinud see edasi. Nüüdseks auto on kalibreeritud, kuna mul käed ei ole väga sirged ja pind, kus ma kalibreerisin ka ei ole päris sirge, sest arvuti, mis ma laenasin, ta ei tööta ilma vooluta. Aga tal on VDC, väga hea, et tal on see, sain sõbra käes laenatud. Ühesõnaga, praegu sai kalibreeritud. Ei ole päris sirge 0, aga see vähemalt kannatab sõita ja algasin, ma ei mäleta või mis kell ja paneme. Praegu ta siis siuksena välja näeb. Aga ma lähen kohe testima teda. Jalutan koeraga ära. Ja ma ei tulnud selle peale, et peab üle vaadata selle näitumis, kuidas ma seda andurit paigaldasin. Oligi see põhimõtteliselt kas või piir, kus ta ei taha reageerida või mis iganes, ma ei tea. Aga okei, ma lähen, räägisin juttu ja mind ei olnud kaadris. Sorry, juba kopp. Kaevakopp. Aga okei, tänu näitamist vaatame, kas ta homme kukub või ei kuku.